Tere, armas kuulaja! Olen Jaanika Romanovits ja alates tänasest läheb käima uus saatesari, mis tutvustab erinevaid Eesti rahvapille. Nende ajalugu, pillide ehitust, tutvume erinevate pillimeistritega, ansamblite ja pillimängijatega. Kuulame palju muusikat. Minuga hakkate kohtuma igal kolmapäeval kell 14.00. Tänase esimese saate teemaks on lõõtspill. Ja saate alguses kuulsite Juhan Uppini esituses lõõtspilli polkat. See oli ka väikeseks vihjeks, millisest pillist täna juttu tuleb. Nii et alustame. Head kuulamist. Lõõtspill on vaba ehk läbilööva keelega kaasast kantav pill, mis kuulub vabade aerofonide hulka. Mängimise ajal toetatakse lõõtspill põlvedele või hoopiski rihmade abil kätele või õlgadele. Mõlema käe all asub mehaaniline klaviatuur, mis on ühendatud lõõtsaga. Lõõtsa kokku lahti surumisel tekib õhusurve, mis mõjub pilli metallist keeltele. Kui vaadata mängija poolt, asub paremal klaviatuur meloodia mängimiseks, vasakul nupud basside ja akordide mängimiseks. Helitugevust saab reguleerida lõõtsa kokku surumisel ja lahti tõmbamisel käesurvega. Heli kõrgus sõltub võnkuva keele mõõtmetest ja ka materjalist. Heli kõlavärvingu määrab põhitooni ja ülemhelide liitvõnkumine. Kui rääkida pilli ajaloost, siis lõõtspilli eellaseks peetakse 19. sajandil Berliinis Puhmani poolt tehtud suupilli. Veidi aega hiljem valmistas ta esimese lõõtsaga pilli, kus oli võimalik mängida lihtsaid viise. Hiljem pilli arenedes hakati seda kutsuma akordioniks. Esimesel lõõtspillil oli kolmnurkne lõõts ning see meenutas lahtikäivat raamatut. Kuna mänguvõimalused olid piiratud ja väikesed, siis enamasti kasutati seda laste mänguasjana. Paar aastat hiljem avastas pilli Viini orelimeister Demian ja tema konstrueeris pillile põhikuju, mida tuntakse ka tänapäeval. Iga nupu alla pani ta 2 erineva kõrgusega helikeelekest ning tänu sellele on võimalik väikese pilliga mängida suurema ulatusega lugusid. Pill levis kiiresti üle maailma ja sellest on välja arenenud mitmeid erineva lõõtsaga pille, näiteks kontsertina, bandoonium ja karmoška.
saadamas see laev, kui tuleb täna võõraid keeli, kuuled Grand Marino ja Grand Marino. Mööda veerust neeger jälkus kaval mõtte meeles, mulkus Grand Marino ja Grand Marino. Taskus kõlises tal Sterling, seda kuulis ilus preiling. Grand Marino ja Grand Marino. Tema tõstab kleiti, näitab sukka, müksab neegil küünarnuk. Ja Grand Marino ja Grand Marino. See Grand Marino ja Grand Marino. See Grand Marino ja Grand Marino. Sealt Narva maanteelt üles elab neeger restoraanisse. Ja Grand Marino ja Grand Marino. Treppist üles number 5, kus neeger hakkab kütma siis. Ja Grand Marino ja Grand Marino. Hommikuks polnud järel muud, kui kopsud soolikad ja luud. Ja Grand Marino ja Grand Marino. See Grand Marino ja Grand Marino. See Grand Marino ja Grand Marino. Heaks muudab kõiki paha siin maailmas ikka raha. Grand Marino ja Grand Marino. Kui sul armastus ei sobi, joo siis ikka aitab mani. Grand Marino ja Grand Marino. Oled inetu või hirmus, aga süda tuksub armust. Grand Marino ja Grand Marino. Daami ilus sobib laulda, aga ära meelt sa heida. Aga kui on võimalik, raha tarvita, sest rahasel on nime kangevägi. Raha ees saad anneks mitte häbi. Raha ees sul sobib armasta ja raha ees saad igavese mälestuse sa. See Grand Marino ja Grand Marino. See Grand Marino ja Grand Marino. Kuulsite Väikeste Lõõtspillide Ühingu esituses lugu Grand Marino. Tegu on Eesti rahvamuusika ansambliga, mis asutati aastal 1989. Ansamblis on kaasa teinud Marko Matvere, Raido Koppel, Joel Sarv, Erki Esopp, Sander Udikas, Aivar Vassiljev, Mati Kiviselg ning Mait Seeger. Nad on välja andnud mitu albumit, neist esimene 1995. aastal ilmunud album Grand Marino, 1996. aastal ilmunud singel Caramba ja 2009. aastal album Pidu avalikus majas. Lisaks Väikeste Lõõtspillide Ühingule on Eestis veel tuntud lõõtsamängijad. Lõõtsamuusikat mängivad näiteks ka tuulelõõtsutajad ning lõõtspillipoisid. Samuti tuntud lõõtspillivirtuoosid läbi aegade on siis lisaks August Teppole Karl Kikas, Kalju Saarniit, Richard Reino, Aivar Teppo, Ants Taul, Juhan Uppin, Toomas Oks, Henrik Visla, Ain Lindvest, Margus Laugessaar, Asso Int ja paljud teised. Nüüd räägin August Teppost lähemalt. August Teppo sündis Võrumaal Loosu külas ja puutus kõigepealt kokku oma vanema venna üherealise vabrikus valminud, tõenäoliselt vene päritolu lõõtspilliga. August hakkas pilli mängima 8-aastaselt. Kui ta oli 11-aastane, suri tema vanem vend ja August sai tema katkise pilli endale. Tulevane meister hakkas pilli parandama ja häälestama. Esimese oma pilli tegi ta otsast lõpuni valmis eri andmetes kas 15 või 17-aastaselt. Aastaks 1910 oli ta oma tehnika põhiosas välja kujundanud ning sest peale valmis igal aastal keskmiselt 2 pilli. Teppo valmistas nii 3 kui ka 4-realisi pille. Tüüpiline Teppo lõõts on 4-realine ja 3-kooriline. See tähendab, meloodia nupud asuvad 4 reas ja iga nupuvajutus paneb võnkuma 3 keelt. Teppo lõõts põhineb diatoonikal, see tähendab, sellega saab mängida ainult masoorses ehk rõõmsas helilaadis lugusid.
Diatoonilistele lõõtspillidele on üsna tüüpiliselt, on Teppo lõõtsad bisonoorsed, see tähendab lõõtsa kokku surudes ja lahti tõmmates annab üks ja sama nupp erineva noodi. Teppo valis hoolikalt pillide korpuse ja keelematerjale, töötas välja pilli valmistamistehnika ning valmistas ise väga peened ja täpsed tööriistad. Pillide keeled olid kas Rootsist või Saksamaalt tellitud pronksi sulamist ja õlitäpse materjali tunnetusega sepistatud. Puitmaterjalina on kasutatud vahert, tamme ja õunapuud. Pillid on kunstipäraselt kaunistatud vasest või valgevasest ornamentidega. Teppo lõõtsad on häälestatud kuulmise järgi naturaalse häälestusega, mis annab väga puhtalt kõlavad akordid. Enamiku pillide põhihelistik on E-tuuri lähedal. Kõrgelt hinnatavaks teeb Teppo lõõtspillid eeskätt nende kaunist särav tämber ja väga hea häälepüsivus. Puudustena on nimetatud asjaolu, et mäng sellel pillil nõuab küllalt palju jõudu. Bassikeelteni ei jõua õhk piisava kiirusega ja kogusega ning neid on väga keeruline häälestada. Kokku valmistas August Teppo eri hinnangutel 120–200 pilli. Neist on tänaseni säilinud umbes 30 ja vanim on tehtud aastal 1894. 20. sajandi algul maksis lõõtspill 80–100 rubla. Võrdluseks tööhobuse hinnaks oli umbes 20 rubla. 21. sajandi algul võis Teppo valmistatud lõõtspill maksta mitukümmend tuhat krooni. Näiteks Teppo koolkonda kuuluvad hilisemad Teppo tüüpi ehk Võru tüüpi lõõtsade valmistajad pillimeistrid, näiteks Karl Ostra, Karl Namm, Johannes Keder, Kalju Suurniit, Priidu Korberg ja teised. Loosu külas pillimeistri kodutalus on avatud samuti eramuuseumina tegutsev August Teppo lõõtsamuuseum ja muuseumihoone lähedal asub ka 1971. aastal avatud mälestuskivi. Nüüd aga kuulame Juhan Uppini esituses Uku Aru valssi, mis on just mängitud siis Teppo lõõtsal.
leidub lugusid, mis annavad tõestust sellele, et pillimehesse ja tema pilli suhtuti lugupidamisega. Saaremaa lõõtsamees Vassili Sepp rääkis loo, kus pulm lükati edasi ja külalistele saadeti uued kutsed ainuüksi sellepärast, et soovitud pillimees oli tollel päeval juba hõivatud. Võrumaal aga kutsuti mõni pillimees juba ainult sellepärast, et tal oli uus ja uhke tepolõõts, sest nii uhke pilli olemasolu oli juba peo õnnestumiseks tähtis. Ja ongi sellega meie tänane saade lõppenud. Loodan, et teile meeldis ja et kohtume järgmisel kolmapäeval ikka kell 2 sellel samal kanalil. Kõike head teile! Kui mina ükskord noores eas võtsin vana naise, kui mina ükskord noores eas võtsin vana naise, siis tema kurrat kiusas mind ühest päevast teise, siis tema kurrat kiusas mind ühest päevast teise. Läksin surnuaiale, palusin seal surma, läksin surnuaiale, palusin seal surma. Tule surma, päästa mind, vii mu naine hauda, tule surma, päästa mind, vii mu naine hauda. Läksin koju tagasi, naine oli surnud, läksin koju tagasi, naine oli surnud. Surmaingel oli ta oma kaasaks viinud, surmaingel oli ta oma kaasaks viinud. Kui teda hauda kanneti, palusin siis kandjaid, kui teda hauda kanneti, palusin siis kandjaid. Kandke teda hellasti, hoidke teda süüles, kandke teda hellasti, hoidke teda süüles. Muidu kurat mined ja ärkab reskel üles, muidu kurat mined ja ärkab reskel üles. Kui seda kella lüüeti, palusin siis lööjaid, kui seda kella lüüeti, palusin siis lööjaid. Mis te kurat jamate, ärge helistage, mis te kurat jamate, ärge helistage. Minu mõrtse kuuleb ka teise ilmataade, minu mõrtse kuuleb ka teise ilmataade. Kui teda hauda mateti, palusin siis matjaid, kui teda hauda mateti, palusin siis matjaid. Matke teda hoolsasti, ärge raputage, matke teda hoolsasti, ärge raputage. Matke teda hellasti, muidu kardab üles, matke teda hellasti, muidu kardab üles. Haua peale kässin ma panda 3 kiivi, haua peale kässin ma panda 3 kiivi. Et ta kurat iialgi ülesselt ei hiili, et ta kurat iialgi ülesselt ei hiili. Seisin hauakünka peal, rõõmupisarates, seisin hauakünka peal, rõõmupisarates. Läksin koju tagasi, võtsin noore naise, läksin koju tagasi, võtsin noore naise. Nüüd tema kurat kiusab mind ühest päevast teise, nüüd tema kurat kiusab mind ühest päevast teise.